failidega saab teha siis sellist asja nagu pakkimine. See on nagu päris asjade pakkimine. See tähendab, et ühte pakki saab panna mitu asja. Või siis ühte failipakki panna mitu faili. Siis saab pakkida niimoodi, et asjad lähevad väiksemaks. Näiteks siis mingisuguse koheva päris asja pakkimine kuhugi seljakotti topitakse nii kokku, kui saab. Ja seda, mida päris elus niimoodi päris asjadega hästi teha ei saa, see on siis paroole panna. Et kui pakid failid kokku, saad pakitud failile parooli peale panna. Seda ei ole küll väga tihti vaja, aga mõnikord tuleb ette. Et on mingid tähtsad asjad, mida oleks parem, kui need, kes ei pea nägema, ei näe. Aga kuidas siis pakkimine käib? Lihtsalt on see praegult ära kirjeldatud siin. Parempoolse nupuga klõps, otsid üles saada, paned tihendatud zip-kaust. Ja kogu lugu. Nime võid ka panna. Proovime ära. Võtan ette teise akna. Ja siin on mul valmis pandud nüüd mõned failid, millega seda pakkimist näidata. Kõigepealt näitan ära selle, et kuidas siis mitu asja ühte pakki kokku panna. Teil on ka võib-olla vaja saata 100 pilti kellelegi kuhugi ja arvutist nad siis ühe kaupa ära nokkida ja saata. Ikka jääb mõni maha. Aga näitan pakkimist. Asi on lihtne, märgin hiirega ära need failid, mida ma tahan, et läheksid paki sisse. See, mida ei taha, hoian kontrollklahvik, panen 1, 2, 3, 4 klõpsu peale. Nii, 3 faili märgitud. Ja parempoolse nupuga klõps. Otsin üles saada. Ja otsin üles tihendatud zip-kaust. Kellel nüüd on inglisekeelne arvuti, see peab üles otsima send to, ka umbes sama koha peal. Ja compressed zip-kaust folder, midagi sellist peaks olema. Mina olen kohal, vajutan siis nüüd sellele õigele kohale klõpsu peale. Ja tekitaski mulle siia ühe sellise tõmblukuga kausta. See on siis zip on inglise keeles ka tõmblukk. Ja pakub ühe faili nimeks. Faili nime sellele pakile nimeks. Ma ei pea seda võtma, ma kirjutan siia pakitud fail. Nii. Hästi. Nüüd mängin niimoodi, et keegi saatis mulle selle pakitud faili. Selleks, et mind ei segaks praegult need failid, viskan nad prügikasti ära. Ja tekitan nüüd tagasi need pildid sellest pakitud failist. See käib siis nüüd niimoodi, et teen parempoolse nupuga talle klõpsu peale. Ja nüüd ei otsi üles enam saadat. Nüüd otsin üles ekstrakti kõik. Ja panen siia klõpsu. Arvuti nüüd pakub kohta, et kuhu need failid tulevad. Need tulevad samasse kausta, kus oli see pakitud fail. Praegult see mulle sobib. Vajutan ekstrakti. Nii. Ja ta võttis kohe selle kausta lahti ka. Aha, et kas see kaust ikka tekkis või? Panen selle siit kinni. Näete, tekkis siia kaust, pakitud fail. Ja siin on need samad pildid sees, mis olid ka selle paki sees. Jah. Ma saan neid näha ka nüüd niimoodi, et ma tõesti sellele pakitud failile kohe vajutan klõpsud peale ja siis ta näitab ka siin neid. Aga siis on nad ikkagi tegelikult ühe paki sees. See on umbes nii, nagu vaatad poekotist sisse. Näed küll asju, aga kotis on nad edasi. Siin, selles kaustas, on nad siis kotist juba nii-öelda välja võetud. See oli nüüd mitme asja kokkupakkimine. Viskan need asjad ära.
mida mul enam praegult vaja ei ole. Nii. Lähevad prügikasti. Nüüd on mul üks fail, mida ma tahaksin, et see muutuks väiksemaks. Tegelikult on see Paintiga tehtud üks tühi leht. Ja see väiksemaks tegemine käib täpselt samamoodi nagu mitme asja kokkupanek. Parempoolse nupuga klõps, saada, tihendatud zip-kaust. Jälle tegi mulle siia sellise faili märgi, kus on tõmbluk peal, ehk siis see pakitud fail, ja paneb talle siis sama nime, kus oli pakkimata failil. No, mina tahaks, et ta oleks ikkagi pakitud fail. Ja zip jääb talle nimeks. Nii, kust ma siis nüüd näen, et üks on suurem, teine on väiksem. Selleks tuleb lahti võtta failide omadused. Ja võtan siis parempoolse nupuga, teen klõpsu peale ja võtan siit atribuudid. Inglise keeles siis peaks olema ka siin kõige all properties. Näitab, et pakkimata fail ja tal on nüüd mingisugune suurus, aga no las ta olla. Võtame selle teise ka siit lahti ja selle atribuudid. Katsume need siia kõrvuti sättida. Ja paneme need siis niimoodi, et mõlemad on kõrvuti näha. Nii, pakkimata fail. Suurus 1,3 megabaiti. Üks siis 1,3 miljonit tähte või numbrit. Hästi. Ja siin kõrval on pakitud fail. Suurus on 2,73. Nii. 2,73 peaks nüüd olema justkui suurem kui see 1,3, aga loevad nüüd ühikud. Siin on megabaiti, siin on kilobaiti. Megabait on kilobaidist 1000 korda suurem. Nii et praegult see 1,3 on 1000 korda rohkem kui see 2,73. Ütleme, et päris 1000 meil see suuruse vahe ei tule, tuleb siin kuskil 400 korda. Natuke peale. Nii et pakitud fail on pakkimata failist 400 korda väiksem. Väga palju. Läks hästi. Aga mul oli ka nüüd hästi valitud, sest tühja faile ongi mõningatel juhtudel hea pakkida. Ei saa lubada, et kõiki pildifaile saab kokku pakkida. Osad ongi juba kokku pakitud, seal enam mingit võitu saada võimalik ei ole. Aga osadega on. Ja kui suurus on oluline või väiksus on oluline, siis alati tasub proovida. Nii, paneme need kinni. Nii et faili suuruse muutmine ja failile mitme faili kokkupanek käisid üsna ühtemoodi. Ja viskan ka nüüd need failid ära. Nüüd on mul üks tähtis dokument, mis siis võiks olla parooli all. Ja parooli alla saamiseks peab olema arvutisse pandud nüüd see 7 zip-fail, millega me siin eelmistes tundides oleme katsetanud. Lihtsalt Windowsi sees ei ole parooliga pakkimise võimalust. Ja kui see 7 zip-fail on ilusasti installeeritud, siis tulen nüüd oma tähtsa dokumendi peale ja ei otsi enam seda saadat. Nüüd tuleb otsida 7 zip ja siit otsime, et lisa arhiivi. Ehk siis pakki. Seda kutsutakse ka arhiiviks. Lisan arhiivi. Nii, tekkis üks aken. Tähtis dokument zip. Siit ülevalt arhiivi warming. Pane kah samamoodi zip.
ja nüüd on parooli koht sisesta parool. Panen ühe väga lühikese ja mõttetu parooli, mida on väga lihtne lahti häkkida, aga õppimiseks on see väga hea. Ja okei. Tekitaski mulle siia samasse kõrvale nüüd tähtis dokument zip kokku pakitud kausta. Ja vaatame, kas mul teda nüüd õnnestub niisama lambist lahti võtta. Teen 2 klõpsu peale. Või proovin teda lahti pakkida. Nii. Võtan nagu ikka lahti pakkimiseks ekstrakti kõik. Isegi pakutakse, et võiks ju pakkida. Panen ekstrakti. Ja nüüd tekib mulle siia aken. Vajatakse parooli. Et dokument on kaitstud parooliga ja kui ma nüüd panen parooli, siis ma saan lahti ja kui ma ei pane, siis muidugi ei saa midagi. Aga ma panen okei. Ja seesama tähtis dokument on mul nüüd selle paki seest näha. Ja kui ma tahan teda nüüd siit kätte saada, siis ei olegi muud, kui võtan ta siit. Ahah, ta tekitas nüüd siia samasse kausta mulle, nii nagu need teised lahtipakkijad. Nii, tähtis dokument kaust ja siin on ta nüüd ilma paroolita täiesti olemas. Nii et lahtipakkimiseks on siis vaja seda 7 zip ja kokku parooli lisamiseks on 7 zip programmi vaja. Nii, lähen veel korraks tagasi oma PowerPointi juurde. Vaatame, mis meil siis esitluses nüüd olulist on. Nii, failide kokkupakkimine ja saada lahtipakkimine. Siis oli see ekstrakti kõik vaja otsida ülesse ja pakitakse lahti sellesse kohta, kus on ka kokkupakitud fail. Ja et siis paroolide kasutamiseks on vaja 7 zip programmi ja parooli mahavõtmiseks ei olegi midagi vaja teha, lihtsalt pakid lahti, siis kui küsitakse parooli, annad parooli, tekib lahti pakitud kaust ja ongi kõik. Nii et nii palju siis pakkimisest.